Ühiskond võib-olla peaks mõtlema sellele, et see vang või kinnipeetav, et ta vabaneb nagunii. Ükskord ta vabaneb nagunii ja meil on oluliselt lihtsam ja turvalisem ka endal, kui me anname neile selle võimaluse. Et kui nad naasevad tööturule, on väiksem tõenäosus, et nad panevad toime uue kuriteo kui see, et me ei anna neile võimalust ja neil ei ole seda tööd ja võib-olla hiljem see sunnibki neid uuesti näiteks vargile minema. Selle sa võid tegelikult saada täitsa nagu väga häid töökäsi ja ka soodsamatel tingimustel tihtipeale, eks ole. Et see võib ettevõtte arengule kaasa aidata. Ja Stanislav, mis sina tahaksid öelda lõpetuseks? No ma arvan, et ühiskond ei peaks, või kuidagi see küsimus, et mida soovitada ühiskonnale just kinnipeetavate tööturule naasmise nagu kontekstis, et ma pigem laiendaks seda, et lihtsalt kinnipeetava naasmiseks ühiskonda. Ja ega mul siin Elgo sellisele öeldule nagu suurt lisada ei ole, et see, et nad vabanevad, et see on fakt. Statistika kinnitab seda, et etapiline vabanemine on ühiskonnale turvalisem nii-öelda korduv kuritegevuse vaates, et kui me vaatame, mis meie korduv kuritegevuse protsendid on, need, kes vabanevad karistuse lõpuni või karistuse lõpuga versus siis need, kes vabanevad läbi kriminaalhoolduse ja veel parem, kui nad vabanevad siis avavangla kaudu, siis kriminaalhooldusele ja siis nii-öelda vabanevad ka sellest käitumiskontrollist. See on ühiskonnale kõige turvalisem. Et kui siin teinekord on neid näiteid ka meedias, et keegi, kes on, ma ei tea, pikalt kinni istunud ja siis on ootus selline ühiskondlik, et me ei toeta tema vabanemist tingimiseni tähtaega või et me ei taha, et ta naaseks nüüd siia X, ma ei tea, valda või kuhugi kohta. Et kui me seda ei toeta, siis me toetame järelikult automaatselt tema karistuse lõpuni kandmist. Ja kui me toetame seda, siis järelikult ühel päeval ta tuleb ilma igasuguse kontrollita. Statistiliselt on see kehvem variant kui vastupidi. Et tulgu siis juba pigem käitumiskontrolliga. See loob talle ka paremad tingimused järk-järgult niimoodi siis nagu naasta ja sealhulgas siis tööturule jõuda. Et mina natuke nagu laiendan, aga tööturg on kindlasti sellest osa. Aitäh, Helgo, aitäh, Stanislav, tegelete kindlasti nagu olulise asjaga meie ühiskonnas. See nagu valdkond on raske valdkond, aga ma arvan, et see on oluline valdkond, nagu Stanislav välja tõi, et see järk-järguline nagu vabanemine on ikkagi oluline ja mina võib-olla omalt poolt lihtsalt ütleksin seda tööandjatele, et võib-olla vaadata sellest kaugemale, sellest vanglakaristusest, et vaadatagi sinna, et mis selle inimese kogemus seal vangis oli, et mis tema teekond vangis oli, et vangis olemise periood võibki olla siis üks selline eluetapp selle inimese eludel lihtsalt, on ju. Et ta võis seal uuel eludel teatud piiratud tingimustes küll omandada uusi teadmisi, oskuseid ja tegelikult olla täitsa väärikas töötaja ja võrdväärne täiesti tavalise inimesega.